Kui me üldjuhul läheme Kairiga võttele, siis me tavaliselt mõlemad teame, millist lugu me teeme. Aga täna ma olen jätnud sulle väikese üllatusmomendi. Mis arvad, mis saama hakkab? Me oleme lendama. Just. Me oleme Pärnu lennuväljal. Aga me ei lähe lendama, vaid mina lähen lendama. Sina tuled Bemmiga. Ja nüüd me hakkame tegema võistlust. Kes saab ennem Pärnu lennujaamast Tartu lennujaama? Mina lennukiga ja Kairi autoga. Ja vaatame, kes siis saab selle distantsi kiiremini läbitud. Pärnu lennuväljaga on see lahe asi, et siin, kui sa näiteks pimedal ajal saabud, vajutad 3 korda raadionuppu, lähevad rajatuled põlema ja sellist varianti rohkem Eestis ei ole. Ja mulle õudselt endale meeldib Pärnust startida, sest see maastik, kõik see meri, ranniku ääres on kõik nii tohutult ilus. Oleks ma teadnud, et me hakkame võistlust tegema, siis ma oleks ilmselgelt oma auto lakud täis laadinud. Praegu näitab mul 29 kilomeetrit saan sõita, sellega ma ilmselgelt Tartusse ei saa. Aga mis seal ikka, siis tuleb otsida koht, kus saab väikest särtsu juurde anda sellele autole. Autoga on muidugi lihtne, istuda masinasse ja vajutad pedaali ja põmm, Tartusse oledki on ju. Aga lennukiga tuleb natukene rohkem vaeva näha. Meil on vaja lennuk üle vaadata, meil on vaja vaadata, et dokumentatsioon oleks korras, valmistuda ette läbi mõelda, millistesse õhualadesse me satume, kellega me peame rääkima, mis on need sagedused, kus ja millal ühendust võtta. Ehk see eeltöö sellisel puhul on see, mis võtab nagu päris palju aega. Kui nüüd lennukiga, ütleme niisugune reaalne lennuaeg võiks olla, meil on praegu vastu tuul, vast selline 40-45 minutit Pärnust Tartusse. Autoga peaks ta tulema kuskil 2 tundi 15 minutit, siis meie just nimelt kaotamegi selle eeltööga aega, aga hakkame võitma õhus. Pärnu lennujaamale kõige lähem tankla, mis mul kohe meelde tuli, oli Täkupoiss. Kahjuks mul ei ole aega siin süüa, sest Täkupoissis on väga hea uus menüü, mida ma kindlalt tahaks proovida. Aga kuna meil on siiski võistlus, siis sel korral ma piirdun kõigest kohvi ja kabanossiga, sest selle ajaga on mul juba autos piisavalt vurtsu, et Kasparile koht kätte näidata. Lapsed, kumb täna võidab? Kairi võidab! Olen jälle teel, ei jõua oodata meil jälle teel. Suurim arm on kõik see muusika, mis teeb. Kasiira Victor Charlie Whiskey, Pärnu informatsioon, jätkab. Kasiira Victor Charlie Whiskey, angaari ees, VFR lend vastavalt lennuplaanil ülapiiriga 3500 jalga, 2 inimest pardal ja lubage väljamisinfo. Charlie Whiskey 03 saadaval joondumiseks. Nii, kontrollime igaks juhuks, kuigi meile on antud kenasti luba. Aga parem karta kui kahetseda, ühtegi lennutegevust näha ei ole, seega lähme rajale 03. Kiirus on ja läksime. Väike valgus taevasse kiisub mu süüda. Me uus algus võin sinuga kõrgusi püüda. Ja olemegi Pärnu linna kohal. Elu on ikka seiklas. Tuleb öö, meid tähtede alla teed viivad. Ma saan ikka nii midagi teistmoodi. Ei saa üldse mingit paralleeli tuua maa peal liikumisega. See BMW i4 M60 X-Drive on 2025. aasta masin. Aga minul on Cessna 172 M Skyhawk aastast 1976. See on täiselektriline nelikveoline BMW, millel 145 kilovatti ja tippkiirust 225 kilomeetrit tunnis. Lennuki kiirust mõõdame küll sõlmedes, aga ümber arvutatuna siis võib öelda, et kruiisikiirus on tal umbes 100 sõlme, ehk siis 185 kilomeetrit tunnis maapealse kiiruse järgi. Ja tippkiirus, nii nagu ka BMW-l, on 225 kilomeetrit tunnis.
ja kui rääkida selle auto sõiduulatusest, siis VLTP järgi lubatakse 500 kilomeetrit, aga loomulikult kõik oleneb sinu sõidustiilist ja ka sellest näiteks, mis ilm väljas on. Aga mina päris distantsi välja tuua ei saa, sellepärast et lennunduses räägitakse ikkagi tundidest. Täispaagiga saab lennata 4,5 tundi. Kui nüüd ütleme jämedalt arvutada, siis teoreetiliselt võiks kruiisi kiirusega 185 kilomeetrit tunnis 4 tunniga läbida 740 kilomeetrit. Kui rääkida selle auto hinnast, siis praegu saab selle auto erihinnaga alla 70 000 euro kätte. See Cessna, hoolimata sellest, et on 50 aastat vanem kui Kairi BMW, maksab ta umbes poole rohkem. Ai kurja, ma saan vist pähe. Lenname koos, ma loodan, et lenname koos. Ja maas me olemegi. Külgtuul, tuleb tunnistada, oli päris tugev, et selline pisut trikiga maandumine oli, aga ei olnud hullu midagi, saime kenasti hakkama ja turvaliselt me maas oleme, nii et seda Cessnat tuleb nüüd igal juhul tänada selle toreda lennu eest. Muideks ma saatsin juba Kairile ka sõnumi. Ta on kaugemal. Lähme ootame Kairi ära ja varsti vaatame, kuidas tal see sõit läks. No tere tulemast! Andis sind ka oodata. Püha Jeesus, ma oleks nüüd Tartust Pärnusse tagasi selle ajaga jõudnud. Kuule, ole nüüd, nii kaua ka ei läinud. Oleks sa mulle öelnud, et me hakkame võistlust tegema, siis ma oleks laadinud auto akut täis. Nüüd ma pidin minema Täkupoissi, laadime seal, ootame seal, see oli puhas sinu eelis. No, ma tahtsin natukene üllatusmomenti sulle teha, aga räägi, kuidas sul läks see teekond? Kuule, väga hästi. Ma võib-olla oleks pidanud natukene rohkem arvestama sellega, et palju ma akut laen, sest väljas on päris külm ja see pulgakene seal numbrikene kukkus päris kiiresti, et ma juba hirmuga vaatasin, et nii palju Tartusse jäänud on. Aga nägite meid ka, kui me läksime? Ja jumala hästi nägime. Seda häält oli isegi kuulda, et juba oli tunne, et äkki tõesti mul on kiirem. Ja siis, kui ma nägin teid ühelt poolt, oli nii tore näha ja teiselt poolt, et tähendas see seda, et kõik. Et kui mõnel mehel naine kontrollib, kas ta petab, siis meiesugustele vaadatakse flight radarist või rakendusest, kas me oleme ilus. Kaua sa sõitsid? Vaatasid kella? 2 tundi ja 30 minutit äkki kuskil midagi sellist. Ja meie lennuaeg, kui me jätame kõik ettevalmistuse kõrvale, oli 48 minutit. Kui palju läks sul maksma see sõit? Ma pakun, et see suurusjärk võis olla selline 40 eurot. Ja palju sul maksma läks? Pisut rohkem. Nagu 0 juurde või vähem? No pigem ikkagi me paneksime sinna 0 lõppu, jah. Nii et kokkuvõtteks võib öelda, et elektriautoga on kindlasti odavam, aga ma olen jätkuvalt seisukohal, et lennukiga on emotsionaalsem. No ma ei saa vastu vaielda, kahjuks. Ja omalt poolt võime igal juhul kinnitada seda, et Motomelu saade ei jää loorberitele vedelema, vaid mõtleme ikka midagi uut ja ägedat välja, nii et vaadake meid ikka.